Tervitus! Merike ja numbrite keelest. Mega ilus ilm on. Panin igaks juhuks vesti selga. Varsti peab ära võtma. Okei. Teate, mis eile oli 13 ja reede, kuidas teil läks? Minul tavaliselt seal ei ole mingit vahet. Mina ei usu nendesse asjadesse eriti. Ja muidugi teate, mis numeroloogiliselt ütlen, 13 tähendab sellist asja, et see on seotud tarokaartide sellise suurarkaaniga nagu surm, kes seda teab ja usub. Aga see tähendus tuleb sealt numeroloogiast. Ma ei olegi tahtnud seda eriti palju teile seda rääkida, aga need on... Ehk siis see kategooria ei ole siis üks, ütleme niimoodi, et numeroloogia ja astroloogia lähevad ikka nagu ühte kategooriasse. Aga tarokaardid on nagu teine kategooria, vähemalt minu arvamus on see. Aga need on seotud numeroloogia 22 numbrit. Ma teile siin ei räägi seda ka sünnikaardis, siis ma arvestan seda kuni 22-ni. Siis need on seotud tarokaardi suurte arkaanidega, kes siis teavad tarokaartidest. Mina enne õppisin seda ka veits, aga kuna ma sain teada, et see ei ole minu teema, siis nad hakkasid muga nii hästi rääkima ja siis ma natuke ehmusin ära ja siis ma jätsin nad ära. Aga näed, väike sissejuhatus, väike plära jälle vahel, eks ju, nii nagu mõni ütleb, et ei jaksa kuulata, no. Aga suurem osa siiski tahab kuulata. ma ikka vingun siin, tahan nagu teie heakskiitu saada vist arvatavasti. Nonii, 13 tähendab siis surma, aga teate, heas mõttes tähendab see seda, et mingi asi peab ära kaduma selleks, et mingi uus asi saab tulla ja minu meelest väga teretulnud. Ja võtan siit näiteks, ma ei teagi isegi, mis selle video pealkirjaks panna, aga ma arvan, et ma pärast mõtlen midagi välja. Mina olen sündinud 16. päeval, ehk siis kui nüüd jälle võtta seda tarokaartidega, igal numbril on siis oma tarokaarti tähendus seal, siis see on torn ja kes teab siis tarokaartidest midagi, siis torn on vapse selline huvitav kaart, mis see hirmutab tavaliselt, see surm hirmutab, kui ennustaja ennustab näiteks ja siis sa oled seal kõrval ja vaatad appikene surm ja siis torn. Need on mõlemad sellised tegelikult head kaardid, et mingi asi lõpeb selleks, et mingi uus asi algada saaks. Ja mis ta siis inimesele tähendab, on see, et 13. päeval inimesed on hästi kreatiivsed, nad mõtlevad hästi palju uusi asju välja ja nad on nagu super head töötegijad tegelikult ettevõttes. Neil on hästi palju ideid, hästi vastutustundlikud. Hästi, vaata. No super ideaalsed inimesed. 16 on selline, et 16 võib ka hästi palju 0-100 ehk siis luua ja viia need asjad lõpuni. Meeskonna abil saab ta väga hästi sellega hakkama, aga samas on ta see, et kui ta 1-2 lihtsalt midagi otsustab, et ta lõpetab ära, siis ta nagu 0-4 viib selle nagu lõpuni ja lõpetab ära ja nii ongi. Isegi endal arusaamatu põhjuse tõttu vahest. Et ma ei tea siis, kas see on hea või halb. Aga teate, kui naljakas üleüldse, tegelikult ma tahtsin videot teha number 7 ja 9 kohta. Ma ei tea, miks see 13 reede vist hakkas praegu mind kõnetama. Ma jalutan siin koertega metsas, vaatan nüüd, kui päike tuleb ja läheb. Ma vaatan, kus mu see vanem koer praegu on. Kadus ära. Mõtle, kui kihvt. Ahah. Ma ikka naeran, ta on meil 13-aastane, siis tal on navigaator peal, aga see vahepeal peksab segast vist. Ta kaob ära ja siis, kui ta võtab mingi vale suunas, ta jookseb õudselt kiiresti. Siis, kui ta peab minu järgi kõndima, siis ta teeb seda hästi aeglaselt. Et ma ütlen, et on selline valikuline kuulmine ja tahtmine. No ühesõnaga, nii need vanemad inimesed teevad. Mina muutun ka kogu aeg vanemaks ja ka valikuliselt kuulan asju. Nii, aga 7 ja 9, teate, tuli ühelt kliendilt küsimus, et kui ta on sündinud 7. päeval ja kuu on 9, et kas on hea või halb. Nii armas küsimus oli, aitäh sulle. Ja mis ma siis ütlen? Mäletage, et siis on selline üleüldine info, aga siis number 7 päeva suhtes, 7 ja 9 mõlemad on sellised mehelikud numbrid äkki või? Kuidas seda ütelda? Kui sul on neid sünnipäevades rohkem ja teie, kes te olete ja mina samamoodi olen sündinud 1900, siis meil on neid, eks ju. Siis 7 ja 9 on selles suhtes sarnased, et nad on mõlemad natukene sellised esoteerilised, uurijad, Sherlock Holmesid tahavad teada, miks mingi asi on just nii ja naa. Sellised 9 muidugi viitab täiega esoteerika peale. Ja selline tunnetusmaailm on hoopis teine, tahab hullult aidata inimesi, 7 ka tahab. Me ütleme puhas 7 vähem kui 20
25 kui 16. Ja 9 puhul on ka see, et 18 on veel rohkem esoteerilisem kui number 9. 2-7 äkki vähem, pigem 9 ja 18 on sellised esoteerilisemad. Ja kui üldse sünnikaarti lahti teha ja kui sellel inimesel on nagu mega palju 9 ja 18, mul oli üks juhtum nüüd ühe selle suulise kliendiga lõpetasime koostöö, aitäh sulle, kallikene. Meil oli eile nii mesimagus veel siis videokohtumine, ehk siis suulistele klientidele tuleb see boonuseks, et me saame siis veel rääkida ja ma ei kao nende elus selles suhtes ära, et saab jagada ja küsida, kui vahest on mingisuguseid probleeme. Et ega ma ka ei ole kõike teadja, ma suudan ainult analüüsida ja vaadata. Siis temal on ikka nii maagiline kõik see lugu, et tal oli minu meelest, kui ma ei eksi, siis tal oli ühes 3 nurgas lausa, et ma olen rääkinud, et see sünnikaart siis koostab, see on nagu 5 nurk, eks ju, täht, siis seal on omad 3 nurgad ja ühes 3 nurgas oligi, ma ei hakka ütlema, mis 3 nurk see oli, aga tal oli ainult 9 ja 18 seal. No mis ma ütlen, kui inimesel on hästi palju 18 ja 9, siis tema peab olema hästi ettevaatlik sellega, et kõik, mida ta soovib, siis see läheb tal täide. No saate aru, jah? Ja tähendab seda, kui ta ütleb, et näed, see jobu tuleb taas nagu peale tööd koju ja ta on joonud. Ma toon täitsa nagu lampi näite, eks ju praegu. Ei puuduta üldse minu klienti. Ja siis see jobu tulebki koju ja ta ongi joonud. Kui sa oskaksid seda asja nüüd plaanida kuidagi teistmoodi. Et ma tean, et seda on väga raske teha. Selles suhtes, et ma olen ka olnud erinevates suhetes ja ma tean, milline hammaste krikistamine see on. Et tahaks peksa anda korralikult, mitte siin hakata manifesteerima, et ta tuleks teistmoodi koju. No see on, vaadake, see minu 16 temperament, eks, no jube vihane tüüp. Aga ma olen iga taltsutanud ennast. Ehk siis jaa, tulen tagasi, kellel on siis neid 7 ja 9. No räägime siis praegu veel ikka 9, et kellel neid on palju, sest te olete hästi sellised müstilised, teil meeldib hoida natukene oma ette, isegi liigagi palju oma ette, aga mis on 7 ja 9-ga sarnased, vaata, kui teil on nüüd sünnipäev, kuu ja aasta üleüldse, on neid seal palju, siis nad on sellised, nad kui hakkavad midagi tegema, nad teevad nagu kohe nagu äkkvihaga, sellepärast, et nad ei usalda, et keegi teine oskaks seda nii hästi, kui sina seda oskad. Noh, mis on minu meelest täielik miinus. Minu puhul täiesti minule omane. Siis mu lapsed ütlevadki emme, et kõik ei ole sellised robotnaised nagu sina. Miniatel ei ole lihtne minuga. Ja nad on seda öelnud ka. Üks minija vähemalt on nii julge olnud, et ta on öelnud. Ja siis, mis ma veel tahtsin ütelda, siis jah, usaldamisega on suht palju probleeme, siis see, et lihtsalt kodutöödega seda enam, nagu ma olen aru saanud, et lihtsalt kõik teed ära nagu toore jõuga ja siis on selg tagant ära ja ma ei tea, mida iganes. Et kellel on siis neid 7 ja 9 palju? Ma loodan, et te saate sellest minu jutu kädistamisest abi. Ja aga mida tegema peaks, on see, et lihtsalt rohkem inimesi usaldama, võtma rahulikult ja siis see, et 7 ja 9 omamisel seal sünnipäevas, kuus ja aastas üleüldse, kui teil on neid palju, siis te olete sellised, et te õudselt palju unistate, tahate teha seda ja seda ja seda, aga tegevusse ei lähe. Ja siis on niimoodi, sa oled mõelnud, et ma võiks vaata sellest rääkida või ma võiks selle kirja kirjutada või siis ma võiksin joonistada selle ja siis 1-2 keegi ongi selle ära teinud lihtsalt. Nagu super kummivenitajad. Ma ütleksin niimoodi, et panustate nagu energiat täiesti tühja mingisse kohta, et umbes, et võtan kätte ja ma ei tea, lähen eritan keset õue sinna mingi puukuuri näiteks. Noh, siis naisest räägin, eks ju, selle asemel, et mees võiks selle ära teha. Vot näitan, kui kõva mutt ma olen, vot teen ära, vot. Ja siis mees tuleb, Jaan tuleb õhtul koju, vaata, popadi. Lahe memm oled, et tegid nagu puukuuri keset õue, et oleks võinud natuke minuga analüüsida, et sinna peab tegema mingi selle asja või siis selle asja. Noh, see on toore jõuga lihtsalt peale minemine, vaata. Seepärast, et Jaan on ju loll. Jaan ei oska. Suur austus Jaanile, et ma lihtsalt täitsa lampi praegu viskasin ühe näite. Ehk siis minul on sellist toorest jõudu, minul on 7 seal ja mul on 9 ja noh, kui ütle, siis siin saab igate moodi numeroloogia baasil nagu seda võtta, kas võtad edukuse koodiga või sa võtad seal sünnipäev, kuu ja aasta. Ma võin vahest teile võib-olla sellist segamini juttu rääkida, aga teate, kui ma analüüsin inimest, ütleme niimoodi puusa pealt, kui keegi, mul on palju kirjutajaid olnud selles suhtes, et no kas sa saaksid kähku vaadata nagu seda täiega SOS olukord. Noh, mis ma siis vaatan? Ma liidan kokku, teen sinu sellest päevast, kuust ja aastast teen selle edukuse koodi.
proovin sealt juba kohe aru saada sinu põhiomadused, plussid-miinused ja siis küll ma saan väga hästi aru. Ja siis loomulikult ma sain nagu siis ka aru, ma olen nii palju nagu teid analüüsinud juba, siis see vastus on nii naljakas, et ma saangi kõikidest teist terapeutidest, coach idest ja kõikidest, kellel on juba aastate pikkune kogemus selja taga, et kogu aeg need vastused korduvad ju inimeste poolt, reageeringud korduvad ja sellised on ju nüüd tulnud ka hästi palju sellist huvitavaid inimesi mulle, siis kes, no ma olen kõik läbi proovinud, human design ja siis konstellatsioonis käinud, siis Ants Rootslane on mind analüüsinud, siis Kirsti Timmeron ja siis kes siis veel? Kes on see, kes mulle hullult meeldib? Ai, tegi raamatu ka Karmast. Rakveres toimetab. Issa, kuidas? Merilin Kerro. Ma käisin ta koolitusel ka. Vot see tädi mulle meeldib hullult. No ta ei ole tädi. Ta on minust noorem. Mega lahe naine. Ja mitte Kirsti Timmeril ei ole midagi viga selles suhtes, et aga Ants Rootslane ka megalt meeldib mulle. No siis selles suhtes, et oma ala professionaalid, ma olin omal ajal hullult kade nendele, et vot oskavad ja tahavad kohe teha. Noh, ma sain aru, seepärast, et ma ise tahtsin ka hullult teha ja nüüd ma siis teen, eks ju. Ja siis tulen korraks tagasi, ma ei mäletagi, mis ma ütelda juba tahtsin. See 7 ja 9, tahtsingi jah seda ütelda, 7 ja 9 on olemas kõik see energia. Lihtsalt hakata tegema. Ja muidugi, mis see siis näiteks number 7 puhul võib olla probleemiks. Ma räägin siis, kui sul on 7 palju, sünnipäev 6 aastas. See, et ma veel ei tea, ma pean veel õppima. 9 ka, kui sul on palju, siis ka, et oi, kui sul on kõrgkool ja seal nagu mitut juba selja taga ja siis sa pead veel natuke seda teadmist hankima. Ei, see ikkagi nagu, et ja ma ei oska meediaalal vaata midagi teha, ma pean ikka minema veel meediakursusele, aga selle asemel võta enda mingi keegi assistent, kes teeb selle ära, sa ei pea kõike tegema. Nagu päriselt ei pea. Okei. Ja siis klientide suhtes ka see mõte oli mul lõpuni ütlemata, et oho, issand, kui palju koerte inimesi tuleb. Oi, ma pean kähku suunda muutma. Näete, jäin teiega lobisema metsa siia. Seal tuleb täitsa terve armee inimesi. Okei, ma ütlen kähku ära. Eks siis on jah sellised inimesed, kes teevad kõik need asjad juba läbi ja siis nagu umbes mina oleksin mingi viimane õlekõrs. Ja siis nad umbes arvavad, et äkki nad saavad minu käest hästi palju teada. Noh, kallikesed, mis te arvate, et kui sellised spetsialistid nagu Kirsti Timmer, Ants Rootslane, Merilin Kerro, siis konstellatsioonid ja mingid meistrid seal. Te olete käinud mingi 15 erinevas kohas ja siis te arvate, et Merike ütleb teile midagi sellist, mida te enne kuulnud ei ole. Siis te olete täiesti valel teel. Ja siis mõni ütlebki, et noh, ma juba tean seda. Jah, aga nad kõik räägivadki sinust. Mina lihtsalt kinnitan seda lõpuks, et nii ongi. Ja siis ma olen väga tänulik teile kõigile, kes te juba ütletegi, et olete selle ära teinud. Ja siiamaani ma ei ole mingit sellist väga pahat kriitikat saanud, mis mind nagu rivist välja viib. On väikseid toredaid selliseid hampse olnud. Aga teate, mis jälle nii lahedalt? Mul on see hästi armas assistent, kes on siis juhtumisi minu minija, nagu ma olen öelnud. Ja siis tema hoiab mind ära nende negatiivsete asjade eest, sellepärast, et ma panustan hästi palju energiat ikkagi oma klientidele, siis häälsõnumite klientidele, ehk siis pakett 1 ja pakett 2 ja ühesõnaga kõigele tegelikult ja siis ka videotele ja siis, kui ma veel hakkaksin süvenema neid nagu negatiivseid kommentaare, siis ma arvan, et mul lihtsalt ei jätku nagu energiat teisi nagu täismahus aidata, et siis mul piisab sellest, kui see inimene on veel olnud nii julge ja paneb oma sünnipäeva ja kuu sinna, kui ta tahab mind hammustada, siis ma saangi aru, et ma ei peagi selle reageerima. Seepärast nii ongi. Võt. Aga aitäh, kallikene, et sa jaksasid jälle minu sellist mitmekesist videot kuulata. Ma vaatan, kas video jookseb 14 minutit, suutsin ära rääkida teiega. No, ma ei tea. Jah, kommenteerige, kellel siis see 13 reede on kõnetanud, mis sellega toimub. Minu meelest on see kihvt päev. Ja ma natuke luuran, kas tuleb inimesi või ei tule. No ei tule, ära kadusid. Äkki olid kummitused. Ma ei usu. Ja siis jah, selliseid asju kommenteerige ikka. Ma olen teile väga tänulik. Tuleb üsna pea, jah, see number 2 ka välja. Mul oli tegelikult plaan täna hommiku ära teha, aga elu tuli vahele, ju siis ei pidanud tegema. Tšau!